Nii. Nii, tere, mina olen Illar Kopp Viinavalt ja täna ma olen Moostes, täna on 7. detsember aastal 2019 ja eile oli meil 6. detsemberi, meil oli suur jõulusimman Sodi Aagis ühesõnaga ja siin on Tiit Eiki ja räägi natuke, kuidas siis eilsed peomuljed ka on. Pidu oli rahva kindlasti meeldija, rahvast oli ja tegelikult ütleme niimoodi, et seatud piirid, mis meil olid ette antud, ka ilusti kenasti täitsime, et laval artistid olid ju tegelikult Eestimaal parimad, et ei saa ju öelda selles suhtes, et tegelikult oligi, sest Marko Tasar oli ju ka esimest korda ja rahvas võttis ta väga soojalt vastu, see näitab, et siukest kohta armastatakse, rahvas tuleb sinna suurima rõõmuga. Eile väga paljud ju jäid ukse taha tänu sellele, et me ei saa ju paari lõhki ajada. Ja siis ütleme, kõige hullem ongi see, et ütleme, et siukesed peod ütleme, tahetakse ju ära hävitada ja just rahvas ju armastab neid. Nii et eile siuksed koloriitsed staarid kohal, nagu ütleme Arnold Toksma oli külalisena, siis Marko Tasar oli peaesineja, isegi Kasatšoki Jüri oli meil kohal seal ja siis Spiili-Miili ja Jaavika Piiro ja oi. Ja oli veel keegi või? No ütleme niimoodi siis, siukesid pidusid, me eilegi ütlesin, võimalik vaid Sodi Aagis. Et aga õnneks tervist jama juba 2 nädalat, sest mina olin ainuke vist eile, kes ütleme rahvast alt vedas, sest esinemisel häält ei olnud ja midagi teha, andsin küll parima. Nii et Pärna ja teed meiega tuleb juua? Nii nad räägivad. Nii et sõnaga pidu oli super, kõik jäid rahule. Ja nüüd räägime pisut nagu tulevikust, et aasta lõpust või ütleme järgmise aastat on ka mingisugused plaanid või mida nagu paljastada võiksid juba? Ütleme niimoodi siis Tallinnast peaks tulema jaanuaris mingi üritus, et see on 17. jaanuar, igastus on juba paika pandud, et lähitulevikus tuleb reklaam. Veebruaris olen ma kindlasti ühe korra Arnoldiga Keilas ja neid erapidasid on juba toodud kirja pandud. Veebruaris tuleb üks üritus Jõgeval ja kindlasti soovitan rahval jälgida reklaame, sest need on avalikud peod ja kus siis nagu Hillarit näha on juba ju jaanuarikuus. Ja 17. jaanuarist oli jah. 17. jaanuar, koha jätame saladesse, et siukesed ebameeldivad negatiivsed inimesed ei saa meie pilte kohe seal hävitustööd teha, siis et seda nagu hoiame nagu. Ja siis on, tähendab aastavahetuseks on üks väikene üllatus veel, nagu üks uus lauljadu taas tulema, siis ütleme uusaast tööl võib-olla tuleb kõigile näha, eks ole, et siukene Elisa salvestada. Ja see lugu valmis juba tegelikult 3 kuud tagasi. Neid sõnu sai kirjutatud seal seinast seina ümber, ühed ei sobinud, siis ma võtsin teised, ütleme, kuna lauasahtisse väga palju kirjutatud kunagised ajast, siis saigi toodud nostalgiat õngu sinna sisse. Just siukest, ütleme, nääri aega, ütleme niimoodi, et see laul ongi, kõlaks siis täpselt samamoodi nagu Venemaal, vaat see nääri pidu. Et sinna sobib see laul, nagu siuke silmaauku. Aga kas sul näiteks on plaanis ka ütleme uus plaat millegile lasta? Ma ei oska sellele vastata, sest eks see näitab tulevik, mis saab, sest peame natukene aega maha võtma, et Sodi Aagiski niipea niisuguseid suuri üritusi ei tule, sest
selle maailma kurjusega mina võidelda ei suuda. Tuleb just võidelda ja vaadata nendega raiskadele kohta ära. Minu põhimõte alati olnud, et tuleb paika panna. Nii, oota, mis ma tahtsin veel küsida, et... Aga kui mõni küsib, et aga ma tahaks teist Seikrit kutsuda esinema, kuidas ma kontakti pean? Kõige lihtsam. djseiki.ee kirjutage mulle koduleheküljele ja sealt saab edasi võtta. Selge, aga nüüd tervitame kõiki YouTube'i vaatajad ja sõnaga, et anname teikile puhkust, et ta siis saab oma nii-öelda seda köha ravida ja sõnaga. Et uute kohtumisteni ja tulge kõik peole. Ja tänast lõppu ka ja. Tšau.